järjekordne Arkovara podcast teie ees. Minu nimi on Helari Tamm ja minu kõrval kaas saatejuht Peep Ainsaar. Aitäh, siin me oleme. Ja meie tänane saatekülaline on mees Tartust. No, natuke salapära, meil ei olegi olnud Tartust. No Peep, sina oled Tartust, aga saatekülalist ei ole Tartust olnud. Elo on olnud. Elo on olnud. On ja. Ikka Tartust olnud, järelikult teine. Aga saatekülalist on Heiki Mägi. Hello. Wow. Super. Kes on Heiki? Heiki on koolitaja, ettevõtja ja tal on suur kirg tervisliku toitumise osas. Ja sa oled seda juba teinud rohkem kui 15 aastat. Sa oled loonud toitumisteenuse Eestis ühe tuntuima ja oled aidanud tublisti üle 100 000 eestlasel oma toitumist ja tervist muuta. Ja Ilus. On see tõsi? Ma usun küll. Ilmselt ma kuskil ise olen selle mingil kodulehel kirjutanud. Ma kontrollisin lihtsalt seda, sest kui sa oleks öeldud, et ei ole, siis ma oleksin viidanud kuskile. Ja, ma arvan küll, et see on niisugune väga lühike ja tabav kokkuvõte. Ja Helari, kui meie räägime, et võiks kunagi maailma muutma hakata, siis Heiki saab öelda, et ta on vähemalt 100 000 inimese elu siin maailmas juba muutnud. Ilus. No aga see ongi, miks sa oled täna meiega ja mida me tahame täna selle saatega kajastada on see, et esiteks pisut sinuga tuttavaks saada, teiselt poolt inspireerida meie kuulajaid sellisele tervislikule ja teadlikule elustiilile, sest meie kuulajate seas on selliseid tõsiseid ettevõtjaid, kes teevad tööd 50-60 tundi nädalas ja võib-olla mõni jõudnud isegi mõtteni, kas see kõik on jätkusuutlik ja kuidas ma oleksin jätkusuutlik, nii et ja kõik see sinna juurde, see edu otsimine ja saavutamine, et sa oled väga paljus nendes asjades eeskujuks, et hakkaks kuskilt rulluma, et sa oled veel kord 15 aastat olnud selles valdkonnas, vähem ja rohkem oled ehitanud ühe vägeva äppi, brändi ja täna ehitad Frillist. Kus sa selle tervisliku eluni jõudsid? Las ma ennem ütlen enda esimest mälestust Heikist. Peep, luba ma küsin kõigepealt. Peep, kas sina ja Heiki olete sõbrad? Kas sa võiksid tutvustada Heikit kuulajatele? Heikit tutvustada? Okei, ma tutvustan Heiki ära, siis ma lähen esimese mälestuse juurde. Ma arvan, Heiki on mees, kelle mina vaatan alt ülesse, sellepärast just, et temas oleva... Ja olen sust veidike pikem sellepärast. Jah, no võib-olla ka sellepärast, jah. Aga lihtsalt sellepärast, kuidas sinus on see energia ja ind, sina tõesti ka ei suuda paigal püsida, aga see energia ja ind suunab sind nagu jõudma edasi, sa näed nagu maailma avaramalt kui lihtsalt sina ise ja sa päriselt tahad jõuda edukuseni läbi selle, et sa aitad teistel inimestel kuidagi oma elu muuta, olla parem selles, mis nad teevad. Ja sinu ettevõtlikkus, energia, sinu kodu ja kõik need asjad. Hea sõber, kellele saab alati kindel olla, on Heiki. Aga minu esimene mälestus Heikist ei ole üldse selline, vaid ma mäletan seda Miina Härma gümnaasiumi päevilt, kui mina olin, ma arvan, 2 aastat järsku vanem ja siis Heiki oli selline paras korvpallipoiss seal ja siis mingi kooli vahetundide ajal ma nägin seal siis kuulsin mingid röögatusi ja Heiki siis veel ei valitsenud ennast nii hästi, nagu ta tänasel päeval valitseb oma emotsioone ja just spordiväljakul. Ja siis ma mäletan ikka sellist natuke pikemat tolgust juba siis sellistes lihastes korvpalliväljakul seal vahetundi ajal möllamas. Aga siis me ei tundnud teine teist. Ja, ma arvan, et kirglik, kui ma midagi ette võtan, võib-olla see on üks pluss ka, kui hakata nagu rääkima, et kui ma midagi nagu ette võtan, siis ma kuidagi olen kirglik selles suhtes. Muidugi, eks teine äärmus on see, et see kui on liiga kirglikult midagi teed, on siis mingil hetkel nagu tuleb teine äärmus, on, et see enam nagu väsid nagu ära. Aga jah, ma olen täna, kui ma noorena suunasin oma selle kirglikkuse välja poole, nii ma siis võile seal lasin mingi emotsioonilendu ja röögatuse, siis täna ma üritan seda kirglikkust kuidagi panna oma töösse. Aga kuna mina sind tunnengi rohkem läbi selle tervisliku toitumise ja elustiili mõtteviisi, et võib-olla mõne sõnaga, et kuidas sa selleni jõudsid
ja milles sa näed nagu sellist kõige suuremat probleemi kogu selles valdkonnas? Miks inimesed ennast siis teadlikult tapavad? Teadlikult tapavad. Tead, ma olin äkki 1-aastane, kui mu isa, ma olin 1-aastane, kui isa viis mind esimest korda jõusaali. Mäletan, et seal Riia tänava lõpus Tartus oli selline mingi Kekki nimeline jõusaal. Ja siis ma olin 1-aastane, käisin seal ja esimene mälestus, mis mulle räägitud on, mis ma sealt siis tegin, oli see, et ma olin kuskilt saanud kätte naela ja pistsin selle pistikusse ja sain sellisel laksu sealt. Ja tegelikult, aga 1-aastane hakkasin käima isaga jõusaalis koos, trennis koos ja eks sealt see nii-öelda eeskuju tuli, on ju. No tegelikult see on täitsa nagu tavaline, et kas vanematena on ükskõik, mis eeskuju me anname, lapsed on nagu käsnad, on ju, nad imevad selle endasse, ükskõik, kas me käitume halvasti, käitume hästi, sööme halvasti. Ja ma arvan, et see mingi selline spordipisik tuli sealt. Ja siis järgmine mälestus, mis mul on see, et ma olin 15, kui mul hakkas käima kodus, ma ostsin kuskilt või nägin poeletis, oli selline ajakiri nimega Flex. Põhimõtteliselt kõige suuremad Ameerika lihasmäed, kollid olid seal ajakirjas ja ma otsustasin, et pagan, ma tahan ka saada selliseks kolliks. Ja siis ma võtsin ette nende menüüd, ma sain aru, et okei, söömine tundub, et on hästi oluline. Ja siis ma hakkasin ka jõusaalis käima, aga vaatasime, et söömine ka oluline. Ja läksin koju, ütlesin emale, et vaatasin kõigepealt neid ajakirja, lugesin, et seal iga koll sõi 6 korda päevas. Ja ma ütlesin, okei, et aga lähen koju, ega mul pole söögi tegemisest õrna aimu ka, ma ei osanud. Mul on selline ema, kes tegi mulle kõik ette taha ära. Ja ma läksin koju, ütlesin ema, kuule, mul on nüüd plaan, näed, andsin selle kava talle ette, 6 korda päevas on ju, et nüüd ma tahan 6 korda päevas süüa. Ja siis õnneks esimest korda ema ütles mulle ei, et kuule, ei, see nagu ei lähe, et tema käib tööl. Ja siis ma pidin hakkama ise endale süüa tegema, kokkama ja tegelikult nullist, ma ei osanudki mitte midagi teha, nullist õppisin, kuidas teha siis süüa, kuidas mõtlesin kaasa, kuidas need toidud nagu tervislikumad oleks, ega kõik see muidugi, mida ma siis lugesin, ei olnud tänapäeva mõistes enam nagu väga pädev, on ju, aga tolle mingi selline pidepunkt oli, tekkis huvi ja sealt hakkasin nagu toimetama, et ja söömisega on nagu hea see, et ja ka trenniga, et sul on nagu visuaalselt muutud, on, et sul on näha nagu mingit muutust ja see muutus omakorda motiveerib, kõik me teame seda, on ju, sa hakkad käima, esimene kuu on vastik käia, sest suurt midagi ei muutu, on ju, aga siis hakkavad muutused tulema, sa tahad nagu olla järjepidev, veel käia ja nii ta tekib harjumus. Ja ütleme, sealt ma siis kuskilt sai see pisik alguse ja ülejäänud on ajalugu juba. Et käisin koolis, pumpasin oma lihaseid, lõpetasin kooli, läksin ülikooli, õppisin füsioteraapiat, siis läksin treeneriks ja siis juba tegin neid toitumise äppe. No see on siuke ilus lugu. Mu teine küsimus pool oligi see, et aga kõike vali seda, mis see siis suurim raskus on, et oleme me liiga emotsionaalsed või lohutame ennast toiduga või tegelikult pole vahet, mida sa sööd, sest ma ei tea, loeme kaloreid, vahepeal dieete. Ja. Eks nii ja naa, ma arvan, et kas või vanematena, et mul on palju küsitud, et miks emotsionaalne söömine üldse nagu on või mis see nagu on ja kuidas see tekib, on ju, ega kui sa võtad nagu tagasi ka, et kui sa oma lapsi, kuule, tee see nüüd ära, siis ma annan sulle midagi head, on ju, et eks me natuke programmeerime ka oma lapsi neid, seda hea või seda nii-öelda seda heaolu reaktsiooni nagu saama või see ongi see, et nad seostab oma peas toidu, seostab mingi hea emotsiooniga. Et või siis teine näide, et üks jook annab sulle tiivad, on ju. Või siis, et jõulude ajal tuleb üks ilus pikk punane auto, toob sulle mingi sellise pruuni kihiseva joogi, on, et mingis mõttes meid on ka nagu programmeeritakse lapsest peale juba söömist emotsioonidega nagu siduma. Aga kui sa küsid, et kui kerime nagu täiskasvanu ikka, siis minu arust me võime neid igasuguseid toitumiskavasid ja neid igasuguseid programme osta ja tellida nii-öelda oksendamiseni. Kui sul endale ei teki nagu teadlikkust, sa ei tea,
sa ei tea, miks sa midagi sööd, kuidas süüa, mida teha. Et siis noh, ma ütlen, sa võidki neid kavasid jääda jälgima, aga sinu peas pole seda nagu teadlikkust tekkinud ja tulemus on tegelikult 0. Ja noh, sa mainist ka kalorite lugemist, on ju. Siis on uuringuid tehtud, ma just lugesin ühte vahvat uuringut, kus kalorite lugemisel oli kalorite lugemise olulisus vormi saamisel on kuskil 25%. 75% on kõik muu, meie hormoonid, emotsioonid, 1000 asja, mis on lisaks sellele, et need kalorid on üks asi, on ju. Siin on nagu väga palju huvitavaid nagu põnevaid nõkse ja tihtipeale me räägime just äppidest ka, et siis noh, väga palju lähenetakse just selle väga kaloripõhiselt, aga seal on nagu selles maailmas on nagu väga palju muud põnevat, mida sa saad endaga teha, et heas vormis olla. Ma olen vaadanud, et no eks me, kuidas kes muidugi, aga et tihti meil on selline inimestena, suurte inimestena ka selline nagu hurraa mentaliteet või me võime vaimustuda või vähemalt ennast veenda mingis projektis, selle vajalikkuses ongi see uus dieet, uus trennikava, lendame suure hooga peale. Kuidas? Uus äri, mis iganes. Aga ma olen vaadanud, et need asjad, mis jäävad nagu püsima või mis annavad püsivaid tulemusi on siis, kui sa suudad mingi asja muuta nagu oma elustiili osaks. Et sa leiad rütmi, millega sa käid trennis või kuidas või kuna sa sööd või kui palju sa teed müügikõnesid. No mis iganes, et ta peab muutuma mitte nagu projektist, nagu on ju kuskile liikuma allapoole mingile tasandi. Oled sa seda näinud, et nii see on või? Kindlasti. Kuskil, millest oli äkki Ameerikas oli äkki hävituspiloote. Treenitakse nii, et on leitud, et kui nad teevad mingit tegevust, see oli 65 korda, ma võin eksida täpse numbriga, siis see muutub automaatseks, see muutub harjumuseks ja nii see toimib ka ükskõik mis asjaga, et see nagu, sa pead muutma automaatseks, on ju, nagu on sul hambapesu hommikul, sa ilmselt ei lähe kodust ära ilma hambaid pesemata, on ju, siis trenniga on sama. Ja noh, see tundub nagu raske võib-olla, aga noh, ma usun, et see on lihtsamini saavutatav, kui inimesed arvavad tegelikult. Et ma olen sellega nõus, et see on nagu, harjumustel on nagu jõud. Et sa pead leidma selle õige rütmi, see, mis sulle sobib, teine on see, mis sulle sobib, on ju, et sul pole mõtet mõelda, et sa teed 3 tundi päevast trenni, kui sul reaalselt ei ole aega, on ju. No mul on täpselt samamoodi öelnud ka, et mõnele ükskõik mis valdkonnas elus, et tead sa võib-olla me tahame suuri muudatusi, aga mõnikord see, kui sa võtad liiga suure ampsu korraga kätte, siis sa tapad selle muudatuse eos juba ära, et võta parem see loobu esialgu näiteks Coca-Cola joomisest ja ära unusta, et ära ütle, et ma ei tarbi ühtegi suhkrut enam oma elus või no mis iganes, siis sa mingi hetk ei suuda ja siis järgmine, tee väikseid samme, aga tee neid rohkem ja tihemini ja siis sa jõuad kaugemal kui ühe hirmsa suure hüppega, millega sa vigastad enda hüppeliigis ära näiteks. Jah, ja ma ütlen, et järjepidevus võidab selle suure pealakkamise iga kell. Et võta mine jaanuaris, vaata jõusaali, on ju. Sa ei saa ühtegi jooksulinti, sa ei saa ühtegi masinat ja siis mine veebruaris uuesti. Saalid on tühjad. No, seal on vist see lugu, et iseenesest järjepidevus peetakse inimloomusele kõige keerulisemaks omaduseks üldse. Inimene tegelikult ei suuda olla järjepidev, et see on tema jaoks see, kes suudab üldiselt järjepidev olla, temal on, ta on, ütleme, nimetame teda natuke erilisemaks kui seda, kes on. Siin on küll muidugi oma valikuid nagu see sama, et hambapesu on suht rutiin, sest see on kusagilt, aga seal on, ma arvan, et üks oluline osa on vaata see teadvustamine, millest sa räägid. Ja mulle tundub, et kui me räägime praegu siin Arkovara podcastis nagu toitumisest ja sellisest eluviisist ja elustiilist, siis kas siin ei ole ka mitte see, et see on tegelikult sellepärast ka oluline, et jätkusuutlikkus kui selline, et energiat jätkuks, et kui sa tahad tegelikult, ma ei tea, enamus inimesi ütleb, et nad hoolivad oma perest. Enamusele meeldib nende pere, enamus inimesi ütleb, et nad tahaksid elada kaua ja tervislikult ja neile meeldiks olla, ma ei tea, maailma muutjad ja maailma päästjad. Aga probleem on lõpuks selles, et kell 2
kui see kartul ja hakkliha nagu koha leidsid, siis lihtsalt ei ole energiat. Mulle tundub, et see teadvustamine ka, et ma tahan olla kaua siin, aga siis mu kõik, mida ma teen, töötab nagu sellele vastu ja seda teadlikkust on ka vähe. Kas sina täna nagu selle propageerijana 3 fitness- ja toitumisalase raamatu väljaandjana, kuivõrd sa näed seda, et see tegelikult see teadlikkus on jätkuvalt väike, mis siis, et internet on käe jala juures? Jah, see mõttes, et ega mul on vahepeal tunne, et mida rohkem on infot, seda vähem inimesed teavad. Ja see on ilmselt inimloomus, et ega kui seda nagu ennem sa tegelema ei hakka, kui sul tekib mingi nagu vastik tervisemure on. Ehk siis ainult läbi valu? Ainult läbi valu, jah. Et üldiselt ta nii on. Et harva on see olukord, kus tõesti, vahepeal on ka edevus, on, nagu mul oli edevus. et ükskõik, tegelikult päeva lõpuks pole vahet, mis sind liigutab, on. Minul oli see edevus, aga kahjuks väga paljudel on see reaalne valu. Ja sellest on tegelikult kahju. Huvitav, et jah, tüpaažides mõeldes valu ja edevus ja kui ma mõtlen, kes nii-öelda tervislik inimene on, üks on selline trennitšik, selline 30+, väiksed lapsed kodus jõudnud oma teise noorusesse või mis ega. Ja siis on terve meil Eesti täis neid tervisesportlasid, kes on see 40+, 50+ ärimehed, kes otsustavad nüüd hakata rattasõitjateks ja siis kus enamus on kõik need vigastused pärit on ju, kui sa hakkad mingi ropu mafiga tegema trenni, ennem pole midagi teinud, et siis sa võid ka mõnikord juba teise vinti keerata seda, et nüüd ma hakkan kuidagi sealt toimima ja tegutsema ja siis ma ei tea, kuhu see alati välja viib ka muidugi. No üldjuhul ma olen seda meelus hullult palju näinud, aga mis on nagu huvitav nagu seos, me rääkisime perekonnast ka enne ja nendest seostest ka, et siis ma toon sulle näitega, ma olin kunagi jõusalist treener ja tuli üks härra minu juurde, üldiselt ma mingil hetkel tahtsin tegeleda inimestega, keda ma nägin, et tal silm särab ja põleb, on, et mitte nii, et kuule, ma tulen, võtan ühe trenni ja kaun ära. Ja siis üks härra tuli minu juurde ja ma ütlesin, et kuule, mul on mure, mul on kehvas vormis, ma tahan vormi saada, et nõusta mind, aita mind. Ja ma ütlesin, et davai, et tundub, et see on tõsi taga ja leppisime siis aja kokku trenniks. Siis tuli minu juurde ja ma tundsin, kuidas tal suust tuli krõpsu haisu. Ma saan aru, et ta just oli enne trenni söönud ilmselt paki krõpsu, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et kurat küll nagu, et ma teadsin kohe ette, et see härra enam nagu rohkem minu juurde ei tule. Ja ma sain ka nagu sellest aru, et tal temaga rääkides, siis tal lapsepõlvest puudus trenni kogemus. Kas see on trenni kogemus või see on mingi pingutuskogemus, mingi järjepidevuskogemus. Ja sellistel inimestel minu arust on nagu tulevas elus üliraske teha sellist järjepidevat muutust. Ehk siis veel kord, et kui ma võtan laste kontekstis ja vanema kontekstis, midagi pole teha, et isegi kui sa oled kõva arvutimees, on ju, siis hoolitse selle eest, et su lapsed nagu, lastel tekiks see mingisugune trenniharjumus, mingi pingutamisharjumus. Ja see tulevikus see assotsieerub ka mitte ainult võib-olla trenniga, vaid pigem ka nagu tööga, ettevõtlusega, see järjepidevus on tegelikult, trenn on sama, mis äri põhimõtteliselt laias laastus, sa pead nagu mõlemas olema järjepidev, on ju, ilmselt pole liiga palju mõtet nii-öelda hüppelda ühest kohast teise. Ja see on nagu küll, mida ma olen pannud tähele, et oma lastega ka, et ma ei taha, et kõik minu lapsed oleks tippsportlased, on ju, üks on, teine ei ole, kolmas, 2-aastane, tema ma ei tea, mis temast tema läheb jõusaali, paneb selle nõela sinna. Ja, aga seda ma olen küll näinud, et jah, et sa pead nagu, kui lapsel peab tekkima noorena see mingi pingutusharjumus. Ja läbi spordi on seda kõige lihtsam nagu saada, on ju. Sa nagu jõudsidki natuke sinna juba, et lisaks sellele, et tervislik toitumine ja trenn, kõik see, mida sa oled oma elus aastate jooksul teinud, aga tegelikult lisaks sellele sa oled ettevõtja, sa oled ehitanud üles ettevõtteid, sa oled ehitanud, ma ei tea, mitu maja oma kätega üles, et seda teinud. 3 3 maja.
naine kuuleb, siis saab kohe kerge ja selle ärevushäire jälle. Ja, et üks tuleb ju veel, vähemalt. Sa ei pilgutanud isegi silma selle lause peale. jah, just. Et ma mõtlen, sa oled tegelikult jõudnud nagu jah, kas sa tunned, et kõik see, mis sa tegid nagu nooruses ja kuidas sa oled jälginud ja olnud järjepidev, on aidanud sul saavutada tulemusi siis ka mujale, et muudes valdkondades või mis nõu sa annaksid, ütleme, tänane kuulaja, mõni võib-olla mõtleb, okei, ma hakkan tervislikult toituma, aga võib-olla mõnele sa nad hoopis leiab mingi ettevõtlusalast nagu, ma ei tea, inspiratsiooni. Ja, ma olen tõesti palju asju teinud. Vahepeal liiga palju. Võib-olla minu viga, mida tegelikult, no ma ei saa öelda, et ma 11 aastat tegelikult olin ühes ettevõttes, on ju, mis, et ma suutsin seal nagu ikkagi olla nagu järjepidevalt olemas, kuigi tõele au andes, siis ma tegin ka vahepeal mingid selliseid sidekicke nii-öelda, pidasin mingit restorani vahepeal ja siis ma vahepeal tegin mingit ehitusvärki ja ühesõnaga ma ikkagi rahutus on hinges, mis tegelikult ma tagantjärgi ütlen, et ei ole nagu hea. Et sa võid nagu mõelda, et see rohi on seal kuskil mujal rohelisem, on ju, kinnisvara buum tuli, on ju, ehitame nüüd maju, on ju, jube äge. Siis mulle tundub, et see edu ikkagi tagasi vaadates on seisnenud seal, et ma olen teinud neid asju, mida ma oskan ja ma olen teinud neid asju järjepidevalt, isegi siis, kui vahepeal läheb pagana raskeks. Et see hüplemine võib-olla on nagu olnud minu mõistes nagu kõige suurem probleem. Kui teile mulle võib tunduda, et ma olen nagu jube stabiilne olnud, on ju, tegelikult siis kas või see 3 maja, et mul peab olema mingi, see on haiglaslik, et see peab olema mingi projekt, mis muutub. Et okei, kui mul see ettevõttes oli 11 aastat, tegin seda ühte ettevõtet, on ju, samas ma kõrval olid need igast muud kõrval mingid hüpped, pluss siis ma ehitasin need maju, on ju, et mul see kiiks, on ju. Naine on küll 23 aastat nagu sama olnud, nii et see on nagu selle üle ma olen nagu väga, väga rõõmus. Tahtsin ka öelda, et see kõrvalhüpet talle ei pidanud silmas. Okei, jah, ei pidanud neid hüppeid silmas ja et kuidagi see järjepidevus tagantjärgi nagu, et see on pigem mänginud minu kahjuks, ma ütlen. No teiselt poolt see sportlase hing ikkagi nagu ettevõtlusele on pigem kasulik, sest kui ma mõtlen täna mitmeid väidetavalt muidugi ütleme, et mis oli siis iga 5 või 10 NBA mängija läheb pankrotti või iga 10, iga 5 aastaga järel vist pärast karjääri lõpetamist, et nad on küll väga järjepidevad oma trennis ja kõiges, aga siis elustiil kipub nagu lappama minema, et seda ettevõtjat sealt ei tule. Sina oled selles mõttes huvitav kombo, et sa oled tegelikult olnud niisugune just see sama eluviisi selline ütleme entusiast ja trenni entusiast ja tegelikult oled sa ju ka ettevõtja. Ma tahtsin jõuda sinna, et see valdkond, kus sa täna oled, see ei ole üldse väike valdkond raha mõttes. Ma ei ole numbrit ees, aga ma arvan, et kui me räägime fitnessist või räägime toitumisest või kogu sellest, see on üks suuremaid, selle meditsiini kõrval üks suuremaid businessaid. Jah, kui me võtame seda, et aastaks 2030 on maailmas äkki see 5 miljardit ülekaalulist rasvunud inimest. 5 miljardit. Midagi sinna, äkki 4-5 miljardit äkki, jah. Et see on tegelikult nagu väga... Sulle positsioneerinud ennast reaalselt kasvavale turule, igas mõttes. Igas mõttes, jah, aga alati on tore olla valdkonnas, kus on kasv on nagu hea, teisalt on see, et ega siis on nagu hästi palju konkurente, et ega see, mis valdkond on suur, sinna tuleb ka nagu palju tegijaid. Teiselt just eile oli uudis, et jäätisemüüja on Eestis suures, või Eestis, vaid suures jamas, sellepärast, et inimesed ostavad meelsamini porgandit ja midagi veel, mis seal kirjas oli. Ja ma kuidagi nagu lugesin seda, et mõtlesin, et huvitav nagu ka selles valgus, et 5 miljardit ülekaalust, aga et jäätisemüüja on hädas. No jah, ma ei tea, palju need porgandiseiad need on. Ma mõtlesin ka, et ma kahtlustan, et seal on mingi muud mure. Aga eks üldse see magusa business on ka üldse hästi huvitav, et mida ma olen pannud tähele, et kui ärimõttes ka rääkida, et hullult hästi on hakatud turundama igasuguseid alternatiivseid nagu suhkruid tervislikke pähe.
noh, lepime kokku, et kookossuhkur võib olla nagu tsipa nagu parem kui tavaline suhkur, aga päeva lõpuks on ta ikkagi kehas, käitub samamoodi, et ja või siis võtame mingid spordibatoonid, on ju, sees on kirjas no added sugar, on ju. Siis võtad seal ette, vaatad, mis seal sees on, siis okei. Et see on nagu jõhker business, mida nagu tehakse, et nad üritatakse sellest suhkru hirmust inimesi mingite haakidega siis nagu seda kõike leevendada, aga tegelikult ma vaatan nagu selle otsa, et okei, et see on natuke siuke skeem. Aga turundada saab kõike vaata tervislikuks. Ja nii nagu ökoks saab ka kõike turundada. Ökoks ja bioks ja. Bioks ja ökoks, jah, nii ta on. Aga sul on 3 last ja Espen, kõige vanem neist on tippsportlane. Ma ikka mõtlen aeg-ajalt isana, et vaata, mingi hetk tuleb see hetk, kus sa saadad lapsed minema kodust. Ja siis nad võtavad kaasa selle, mis nad on võtnud sinu kõrvalt ja näinud sind toimemas, on ju, et mis on need 3 asja, mis sa tahaksid, et su poeg, kui ta läheb, siis ta vaatab ühel päeval tagasi, ütleb, näed sa, need 3 asja ma õppisin oma kodust, oma isalt. Mis need 3 oleks? Oma isalt. Ma arvan, et selline, alati nagu see plussid ja miinused on ja mingid asjad, ütleme, et ma ütleks, et töökus või järjepidevus. Teisest küljest ma tean enda võtmes, et see võib minna ületada nagu piiri, ma loodan, et ta võtab selle mõõduka nagu töökuse ja selle järjepidevused kaasa. Sest ma arvan, et kui tema noor oli, siis ma ise küll ei mäleta, meil just hiljuti, kuna meil on täna laps on 2-aastane ja sa pead nagu kuidagi nagu see mingis mõttes isana selline nagu tõsisem juuresoleku aeg nagu tuleb tagasi, sa pead uuesti nagu meenutama, et kuidas on nagu 19 aastat tagasi nagu oli. Siis naine ikka ütleb, et ma olin nagu väga suur töönarkomaan ja ma ise ei mäleta, et ma oleks nagu olnud kodust ära ja ütleb, täna nagu paremaks läinud, aga pigem ma ütleks, et see töökus, järjepidevus. Mõtlen, mis veel? Peaks naise, kes praegu küsida, et mis mul need plussid oleks. No aga ma küsingi, mis su naine ütleks sinu plussideks. Sa kindlasti tead neid. Jah, või isegi nõuand, et kui sa ütled, see ei ole sinu just tugevus või pluss, aga midagi. Mis ma nagu ise olen nagu Espenit vaadanud poissi on, et siis tal on nagu süda õige koha peal. Ma ei oska nagu öelda, et see nagu, et nagu ma olen alati naisele öelnud, et ma usun, et te võite midagi vastu vaielda, et inimese seda nagu tuuma olemust on nagu üliraske nagu muuta, et see on nagu tõesti, see on nagu, võid nagu vahepeal nagu fassaadi ette teha, näo ette, aga mingitel hetkedel ette, kui raske on või mingid ekstreemsed olukorrad, nagu öeldakse, et mine reisile inimesega, et saada teada, mis ta tegelikult on ju. Et siis, aga mulle tundub, et tema see nagu või see põhiolemus ja see core on ju, et see on nagu kuidagi hea, et see ei ole selline, isegi Espen mõtles kunagi sõna välja rahatahtlikkus, et see ei ole rahatahtlik, et see ei ole, et kõik su tegevused ei ole ajendatud sellest, et teenida võimalikult palju raha kellegi teise arvelt, et seal tekib, ma usun, et see on selline asi võib-olla, mis ma loodan, et on natuke nagu ka minult kergelt, et see rahatahtlikkus sügaval sisimas ei ole nagu kõige olulisem. Kuigi eks võib-olla kui ma oma perekonnast ka räägin, et siis minu perekonnas on nagu olnud raha nagu ülitäht, ülisuurel nagu just kui lapsena oli nagu üliolulisel kohal. Siis ma täna siiamaani võitlen selle nimel, et sellest nagu kergelt nagu lahti saada. Et jah, sellised mõtted. Kui sa täna mõtled ettevõtjana, sul on äpp, mida sa praegu arendad. Frillis. Natuke keeruline nimi, ei ole? Ei. Frillis on, sa tead, mis Frillis on? Salat. Jah. Salat. Ja. Selle nimega on alati see, et ega seda nime ei ole lihtne leida.
ja üldiselt eriti hea lapse nime. Kõigepealt tehakse, ma teen seda alati nii, et mina mõtlesin ka selle eelmise äpi nime välja, mis täna Eestis on kõige tuntum. Ega sa istud arvuti taga ja sul on vaja .com domeeni. Okay. Ja siis sa vaatad sealt vabad domeenid, hakkad panema sõnu. Noh, kõik, mida sa vähegi, mida su mõistus võib kinni võtta, on võetud. Ja siis sa lõpuks katsetad ja siis see Frillis, kuna see, ma arvasin tol hetkel, kui me panime selle, et see on nagu see on globaalselt igal pool, see Frillis on nagu täpselt sama, see sama time on igal pool nagu sama, on ju, siis UK-s on see letters või mingisugune salatiline või hoopis teise nimega, et aga ühesõnaga, aga see Frillis nagu tundus teema, .com oli vaba ja siis me läksime sellega. Nojah, et kui kommi oleks olnud, siis võtad piste info või biz. Kuule, aga mõne sõnaga sellest äpist ja sellest, mida sa praegu teed? Ja. No võib-olla ma on hästi palju küsitud, et mis see erinevus on võrreldes selle eelmise äpiga, mis ma tegin. Siis ma paar asja, mis minu jaoks on nagu olulised. Üks on see, et kui tahtsin suurt asja ehitada, globaalset asja. Ja kui seal eelmises ettevõttes oli mina see, kes inimestele ütles, kuidas süüa, mida süüa, kui palju süüa, siis maailma mõistes see ei olnud skaleeritav. Väga raske on nagu jõuda maailma. Sul peab ikka väga-väga palju turundusraha olema, et seda kõike nagu suuta edasi viia inimesteni, panna uskuma, et sina oled see vend, kes kõigest kõike teab. Siis Frillis äppi me eelkõige loome platvormi minusugustele tüüpidele. Me toome ühte platvormi kokku neid loodetavasti mitte 100 000, vaid 10 000, kes siis saavad eelkõige oma inimestele ja miks mittegi inimestele tänavalt nii-öelda anda nõu. Ehk siis mina üksinda versus 1000 minusugust tüüpi, kellelt saada tarka head nõu. Ja me anname siis minusugustele tüüpidele, annamegi need tööriistad, et nad saaks oma inimesi aidata. Sest söömine teadupärast ei ole ainult kalorite lugemine, siin on vaja põhimõtteliselt alates motivatsioonist, toetusest, teadmistest, lõpetades, kus ma väljas süüa saan, mida ma söön, ühesõnaga see söömise, see ökosüsteem, mis tegelikult peab paigas olema, on nagu psühholoogia, see on väga-väga suur ja lai. Ja me tahamegi siis anda need tööriistad tuua sinna platvormile ja anda siis seda osa edasi. Ja teine osa, millesse ma hullult usun, on see, et see kalorite lugemine ainult ei ole nagu jätkusuutlik. Me ei suuda nagu seda teha, siis Frillis äpi kontekstis ka, et me oleme toonud sinna või hetkel loome, aprilli kuskil kuu jooksul tuleb meil uus selline suur update äppi, kus me siis loome, mina kutsun neid kalorivabaduse nagu tööriistadeks. Ehk siis me anname inimestele mitte ainult infot selle kohta, kui palju kaloreid ja mingid süsivesikud ühest või teisest toidus on, vaid oleme loonud hunnik algoritme ja tööriistu selleks, et inimene näeks, et kuule, see on nagu selle toidu puhul ei ole oluline, need kalorid ei ole olulised, ei pea isegi toitu teen, sööki teen, ma ei pea seda kaaluma, need proportsioonid on seal head, seal on piisavalt häid toitaineid, et see on see suund, mida mina tahan nagu liikuda, kuna ma julgen öelda, et toitumisäppide kontekstis maailmas, kui võtame, et mingil äpil on näiteks 1 miljon kasutajat, 1 miljon sign-up'i nii-öelda tehtud on ja registreerunud, siis võib-olla heal juhul 5% nendest jääb seda kasutama, mis tähendab seda, et lahendused ülejäänud 95% on nagu olemata või puudulikud. Nad ei suuda neid jälgida, nad suhtuvad sellesse, kui ma nüüd võtan käsile, ma teen nüüd selle ära, 6 aega, 2 kuud maksimum ja siis on vsjo. Just Stanfordis siin tuli mingi uuring välja, mis natuke toetab ka meie seda hüpoteesi, on see, et kõik tänapäeval on AI on igal pool ja teeb sul AI toitumisäpid ja udupeened on ju. Et siis, kui sa paned sinna AI sellele toitumisäpile või selle tööriistale, mida meie täna loome, paned juurde selle inimese touchi või inimese selle poole ka on ju, kes sind toetab, kes sind aitab, siis sinu edu tõenäosus on 75% suurem. Et need on 2 asja, mis me tahame kokku panna, need tööriistad, need toitumise tööriistad, need ökosüsteem
ja toome sinna siis juurde need igasugused lahedad, noh, kutsume siis mõjuisikuteks või siis lihtsalt toitumisnõustajateks nendeks, keda ennast, kellel on teadmised inimest aidata. Et see on need paar erinevust, mis võib-olla tuua nagu välja. Väga lahe. Ühesõnaga. Et automatiseeriti ja teete inimlikumaks mõlemas samal ajal. Just. Tervist. Toome nagu kahest maailmast liidame nagu üheks kokku. Noh, päris kaloritest ei pääse, on ju, see on nagu mingi üks osa tänapäeva teadlikkusest, on ju, et me saame nagu, aga või näiteks vahva asi, mis me täna toome restorane ka endale platvormile, et saadki vaadata, okei, näed, Peep Ainsaar, mulle meeldivad need toidud, näed, seal ma saan süüa teadlikult, ma tean, mis seal toidu sees on, ma ei saa kunagi väljas süüa, sest ma ei tea, mis on seal toidu sees, ma tahan teada. Rääkimata sellest, et kui sa tahad midagi trackida, mingisugust järjepidevust oma toitumisel, nii nagu sa õpetad, seal võtad juurviidajat alla või magusat ei söö ette ja nii edasi, et noh, või lähedki kuskile suvalisse restorani ja sa tead, et näe, siit tasuks tellida seda ja need lähevad kokku kuidagi sinu, ma ei tea, praeguse elustiiliga või. Just, see on jälle üks ökosüsteemi osa, mida me tegelikult tahame lahendada. Super. Aeg on läinud jube kiiresti ja me võiksime veel rääkida, ma ei tea, toitumisest täpsemalt, aga millele ma olen nagu alguses ütlesin, et minu meelest seda ei pea lahutama sellest, et kes me ise inimestena oleme, et tahame olla jätkusuutlikud, tahame olla tegelikult terved, tahame olla nagu täis energiat, tahame nagu teha suuri asju ja selleks kõigeks on lihtsalt mingid tasakaalupunktid vaja üles leida ja mulle tundub, et sa oled siga inspireeriv inimene, vaadates sinu seda Instagrami ja seda, mida sa nagu esindad. Korraks sa ütlesid siga inspireeriv või inimene? Lihtsalt täpselt, okei, aitäh. Jah, aitäh. Pane edasi. See on väljendus. Et sa oled inspireeriv inimene, et sa loodki nagu seda muutust ja mulle tundub, et see lähebki nagu selle ettevõtjatele korda, et kui ka meie podcasti kuulavad praegu ettevõtjad, siis noh, siit peakski selle kätte tooma, et tegelikult selline energiarikas elu, fokusseeritud oma nagu saavutustele või soovidele ja seal juures ka veel pere ja kõik, et see on võimalik, seda tulekski teha ja see annab lõpuks seda nagu tähendust juurde elule, nii et minu meelest olid õige mees õiges saates ja andsid ehk inspiratsiooni juurde. Ja mulle väga meeldis see sõna, mille Espen on siis välja mõelnud, rahatahtlikkus, et kas see on sinu primaarkäivitav ajend kuskil sügaval sees või on midagi muud, et see on väga hea mõte, mis ma endale kaasa võtan. Teine sõna, mis ta on välja mõelnud, on päikesepaistetus. Et tulime üks hetk, ta on nagu aavik, ma ütleks, see on keeleuuendaja. Käisime metsas ükskord ja olime seenel ja pime, nagu päikest ei olnud ja neist tulime kuskile lagendik oli, Espen ütles, et näed, päikesepaistetus. Nii ja see küsimus oli sul korda veel lõppu. Mul ei olnud küsimus, mul oli lihtsalt kommentaar, et ma võtan selle mõtte endaga kaasa, et mis on see rahatahtlikkus kui ajend nagu meie sees. Ja, ma olen öelnud ka, et mul tegelikult nagu mainisin ka, et mul nagu lapsepõlvest on see rahatahtlikkuse, see muster, ma kutsun seda mustriks, on kaasas, aga nüüd ma näen nagu palju vaeva, et sellest nagu sellest nagu lahti saada. Et noh, et just see tasakaal, ma mainisin ka neid tasakaalupunkte on ju, et eks need on mul on ka mingid asjad, mis kiitsib mind nagu maa ja taevani on ju, aga eks ma ise tean nagu paremini, kus minu need nagu igal inimesel on mingid kohad, mida sa pead nagu natukene tõstma ja teisi kohti veel langetama, et leida see nagu tasakaal. Aga jah, eks me kõik siis püüdleme sinna poole, et leida see tasakaal kõiges. Ma arvan, et paslik võib-olla ongi öelda seda, et vaata su töö on su vili. Ja kui see, millest täna me oleme ka rääkinud, ongi see töö. Ja loomulikult sinna juurde me kõik oleme eluõpilased, et see käib asja juurde, aga see töövili on tegelikult äge ja ma arvan, et see peakski inspireerima meie kuulajaid ja neid, keda sa mõjutad, nii et kui tahate jälgida Heikit, siis leiate üles Instast on ju su.
ja te leiate üles mu Instast, te leiate üles mu Facebookist, leiate üles mu Tartust. Selge, minge Tartusse, otsige Heiki Mägi ülesse. Küsige tänava peal. Kusagil ta on seal. Kus ta on? Aga suur tänu kõigile kuulajatele, veel kord me ootame ka teie tagasisidet ja järgmiste episoodideni. Tšau. Aitäh.